Juba mõned päris head aastad tagasi leidis üks Ameerika autoajakiri, et nad on täiesti rahul sellega, et nende turul Toyota Aventsist ei müüda, sest et tema arvates meenutavad tema disain kinga. Ja võib-olla võis seda tol hetkel isegi mõelda mõne väga hea tahtmise korral kui komplimendina, et sellest disainis ikkagi kinga kuju ära tabada, kuid uue Kia EV6 puhul pole kahtlustki, tema disain on otse kinga šambloonist välja löödud või endale sõna otseses mõttes ikkagi kontsakingadega juba näkku taotud, et sealt sellised tulekujud saada. Ja palun saage minust valesti aru, Kia EV6 on täiesti suurepärane ja võrratu masin, et parkida ta näiteks enne kinga poe proovikabiini ette, et sinna saaks siis riputada mõned riideesemed ja sinna najale siis toetuda vahepeal. Kuid selle juures täiesti süütundeta märkamata jätta, et mis olendi või mis pagana moodustisega üldse tegemist on, sest et see EV6 näeb ikkagi jõle välja minu arvates. Tere tulemast igal juhul taaskord kaasa olema Nice Luxury proovisõidu saatele. Kia EV6 on läbinud facelifti, millega on talle tekkinud sellised kingakujulised esituled, aga saame sellest lõpuks ümber. On tal olemas 20-tollised või 19-tollised valuväljed, olemas tal uus adaptiivne vedrustus, mis ei kohanda isegi mitte sõidurežiimi, vaid teekatte järgi ja väidetavalt on tal akupakk 8,5 sentimeetri võrrase parema mahutavusega nüüd. Tema tagaistujatel on jala- ja pearuumi, kuid tuleb arvestada sellega, et jalad on seal ikkagi nagu kõrgele malelauale tõstetud, sest et ikkagi elektriauto tõttu on kogu põrand akusid täis valatud. Pagasiruumi mahub talle 409 liitri ja kuru igasugust räni ja tegelikult ees vana mootorikatte all on ka lisapagasiruum, kuid sinna mahub ühe väga ja tahtmise korral vaid üks väga väike laadimistarbik. Võimalik on teda kiirlaadjast laadida kõigest 10%-lt 80%-le väidetavalt vaid 18 minutiga, kuid ma rikun teie illusioonid, kahjustades neid koheselt ühe jõleda tõega, et kui sa pistad ta ikka täiesti tavalisse kodu vooluvõrku, läheb tema täis saamiseks oma väiksed 50 tundi ikkagi. Tema sõiduulatus peaks olema 400 kilomeetri kanti. Saadaval on ta nii tagaveolisena kui ka nelikveolisena. Interiöör näeb küll stiilne ja ilus välja ja seal on ka häid materjale, kuid seal on ka kõvasid materjale ja ka plastikmaterjale, isegi kõige kallimas GT varustuse puhul ja olemas seal muidugi 2 omavahel ühendatud 12,3-tollist paneeli, mis on küll kiired ja graafikaga, kuid siiski liiga aeglaudse võitu. Uue kujundusega rool on tal olemas, eraldi paneelidel asub kliimapaneel, kuid see on siiski natukene ebamugav kasutada, kuna eraldi nuppe sellel siiski ei ole ja ka suur panipaik on paigutatud keskkonsooli allosasse. Olemas tal 2 akupakki, esimene on 63 kilovatt-tunnine ja teine on 84 kilovatt-tunnine ja võimsust on talle võimalik saada 225, 320 ja kuulutavasti lausa 601 hobujõu jagu ja need viimased vägevad numbrid kuuluvad GT varustusse, mis maksab 70 000 eurot. Mingi suure kinga eest või vabandust. Igal juhul algavad tema hinnad 47 900 eurost. Ja ma arvan, et ta on ideaalne auto neile näiteks, kes oleksid soovinud võib-olla sündida naisena või sooviksid kanda kontsakingasid, aga tunnevad, et need asjad on ikkagi natukene sellised mõtted ei ole ikkagi õiged, siis sa võiksid osta endale selle auto ja siis sa sõidadki ühe kena suure kontsakingaga ringi, mis on ühiskonnas väga kõrgelt aktsepteeritud. Selline oli sellekordne Nice Luxury proovisõit ja selline on uus Kia EV6. Meie teiega kohtume juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.